Ja muide, kohe hakkame me rääkima täiesti uuest spordialast, mis kannab nime parkour ja mida harrastab Eestis siis umbes 100 noort poissi ja see tähendab siis, et turnitakse mööda treppe, mööda müüre, seinu ja kõikvõimalikke ohtlikke kohti ja eeloleval pühapäeval kogunevad siis kõik parkourijad Põlvasse, et üksteiselt mõõtu võtta ja ka meie käisime uurimas, millega siis täpsemalt tegu on. Alguses loodigi nagu, et olla kasulik kellegile, et teed trenni, siis oled kellegile kasulik. Näiteks läks maja põlema, siis sa olid kasulik, sa päästsid sealt inimesi. Aga tänapäeval on see juba rohkem niimoodi, et tehakse enda lõpu ja nii trenni ja kõige selle eesmärgi pigem, et ei arvata, et põgenetakse kellegi eest ja päästakse kedagi. See on nagu, mitte just vananenud filosoofia, aga see on algne. Arvatakse, et see ala on väga ohtlik, kuigi tegelikult see ala on täpselt nii ohtlik, kui ohtlikuks selle endal teed. Kui sa tajud oma piiri, siis ta ei ole üldse ohtlik. Sooja tegemine on kõige tähtsam, sest siis kui vigastad ennast, et siis ei ole need tulemus ei ole nii hull, et siis pääseb kergemini tavaliselt. Kuu aega tagasi väänasin põlve välja, et siis kuu aega olin, ütleme, et voodis lihtsalt midagi raskemat midagi teha ei saanud. Siis koolis ka käia ei saanud või? Ei käinud, jah. Nädal aega. Ussa rais. Ja ikkagi. Ma suutsin panna päris osava kukkumise maha, et siukseid asju nagu kui tegeleb parkouriga, siis siukest asjadest ei saa hoiduda. Et siukseid juhtub tavaliselt tahtmata. Näiteks mul oli probleemiks ja ma läksin, et mul läks samas asju, mul kadus hoog ära, hüppasin, ma pidin kuidagi ennast saama võimalikult ohutult maanduda, aga tõmbasin veits jala naha maha, aga selle elab üle, et see on päevade küsimus ja asi on jälle korras. Et ei tasu kohe mingi 4 meetri pealt alla hüpata koos sõpradega, et nagu meie alguses tegime. Kohal. Palju teeb. Kus see keegi hakkab sul hoo pealt? Alguses oli ikka see, et mida kõrgemalt alla hüppada, et kõvem vend on ju. Aga pärast saime pandile pihta ikka lõpuks. Kõrgelt alla hüppamine ei ole nii kasulik üldse. Et alguses ikka teed väiksemaid asju ja harjutad kuni lõpuks saaksid kõrgemaid hüppeid teha. Just ongi, et sa pead nagu treenima ennast, et saada nagu ja et vastu pidada kõrgetele hüppetele. Alguses ei olnud nagu füüsilist vormigi selle jaoks ja siis tegeles asi tuli ja alguses näiteks kujuta ette, kui oleks näiteks mingit saltot teinud, oleks põhimõtteliselt lihtsalt pea peale teinud. Järjest treenides tulebki just ära. Väga musklis ei saa ka olla, siis on raske seinast näiteks üles minna, aga siuke väga mõnus on alustada, kui on mingi kerge justiku taust taga näiteks. Samas ka teistel ei ole raske alustada, et lihtsalt läheb natuke areng on aeglasem, aga see lõpuks tasub ära. Kui tihti selle alaga peab tegelema, et üldse kuhugi jõuda? No ikka päevas mingi 1-2 tundi vähemalt. Ma teen trenni põhimõtteliselt kogu aeg, kui mul vaba aeg on või mul on põhimõtteliselt iga päev vaba aeg. Mis kõrvalised inimesed arvavad sellest teie hobist, et ütleme siin inimesed tänavalt ja teie vanemad näiteks? Näiteks vanaema ütleb, et mina hüplen kuskil. Eile tegin jälle trenni, öeldi, et ma olen ahv. Mitte halvasti, aga niimoodi, et see on ahvpoiss või midagi. Seinast üles minek ja niimoodi. Et neid arvusi on seinast seina, et mõned jäävad vaatama suu lahti, mõned vaatavad, kahtlased vennad, kes need veel on? Vanemad, kui mingi vahepeal jumal vihasest midagi jälle juhtub, käisid jälle karglemas, jah? Midagi sellist ja vanaema näiteks ütleb, et mis teed seda vigastad ära ennast. Aga sõbrad ja kõik vaatavad, mingi uue asja teed ka vaatavad, päris äge, mingi sellist. Mul ka ema ütleb, et väga hulluks ära mine, et vaata ikka, mida sa teed. Aga käisin arsti juures, et too ütles, et ei tegeleks, aga siis ma ütlesin, et see ei lähe väga. Aga teie olete ise Värskast. Kus seal Värskas on üldse võimalusi selle alaga tegeleda? No,
esialgul vaatasid, et ega väga kohti ei olegi niimoodi, oli mingi 2-3 kohta äkki, siis äkki siis niimoodi iga päev käisid seal trenni tegemas. Noh, elist midagi pähe ei tulnud, aeg läks mööda, siis noh, oskasid nagu neid takistusi erinevalt vaadata ja siis nagu tegid uusi asju jälle. Ja noh, üldiselt see talv me saime kogu aeg teha saalis trenni, koolisaalis, et nagu see aitas meid palju kaasa. Aga milliseid kohti te Eestis otsite siis? Millised on need head kohad? Tavaliselt on just nagu nurgatagused on, kus on niimoodi müürid ette tehtud ja need on head kohad tegutsemiseks. Aitäh! Võimalikult palju oleks takistusi nagu ühes kohas, et saaksid arendada flow'i ja niimoodi kõike sujuvust. Kus te leiate need kohad? Esialgu kui alustasime, siis me ei saanud aru kuskil mida teha. Aga mida kauem tegeled, sa näed nagu igas asjas nagu kohta, kus teha. Nagu on näiteks selline lausega mõeldud, et sina need autod, meie on parkuuri, ehk me hüppame sealt üle, kui hüppame, aga autodest väga ei hüppa küll. No see on näite lause selline. Ma saan Ivo aru, et sa ei lähe nende poistega trenni kaasa järgmine kord. Ma ei lähe jah, enam ei läheks, aga ma olen kade. Sa vaatasid tõesti selline kadedus oli sul silmis, sa vaatasid sellise vaimustunud pilguga, mis sa tegid. Täitsa huvitav. Ma usun, et kui ma oleks nende vanune, siis ma oleks selles pundis küll. No, tore, kui noored teevad ju kehalisi harjutusi ja on sportlikud ja terved ja see on väga kihvt.